Tere tulemast kõigile! Mul on väga hea meel teid täna siin veebis näha. Mina olen Helena Ruseik ja tutvustan teile täna bakalaureuse õppekava jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus. Ma kujutan ette, et paljud teist on praegu päris olulise valiku ees. Gümnaasium hakkab läbi saama või on juba lõpusirgel ja järjest rohkem tuleb mõelda, et mis siis edasi saab, mida edasi õppida, milline eriala valida, kas see sobib mulle, kas sellest on tulevikus kasu, kas ma saan pärast tööd ja võib-olla ka üldse, et kuidas ma saan üldse kindel olla, et see on minu jaoks just see minu tee. Ja täna ma aitangi teil aru saada sellest, et mis maailmaga see eriala tegeleb, milliseid inimesi me siia ootame ja mida õppides päriselt tehakse. Ehk kelleks te pärast lõpetamist saada võite. Ja ma olen siis üles ehitanud selle nii, et ma kõigepealt siis räägin natuke sellest valdkonnast üldse ja siis tutvustan, mida sellel erialal te õpite ja pärast siis ka räägin ka sisseastumistingimustest. Ja mainin siia veel juurde ka seda, et selle õppekava selline keskne mõte on tegelikult lihtne, et tuleviku ettevõtlus peab üha rohkem vastama küsimusele, et millist mõju me oma tegevusega loome. Ehk me mõtleme selle all mõju loodusele, inimestele, kogukonnale, ettevõtte tuleviku ja ühiskonnale tegelikult laiemalt. Ja see ei tähenda, et ettevõtlus muutus kuidagi vähem ambitsioonikaks, vaid vastupidi. See tähendab, et tuleviku ettevõtjad, juhid, spetsialistid, kõik peavad oskama näha suuremat pilti. Ja nad peavad mõistma nii majandust, tehnoloogiat, keskkonda ja inimeste vajadusi korraga. Ja just sellist mõtlemist see õppekava arendabki. Ja nüüd ma jagan teiega oma slaide, kust siis juba täpsemalt räägime sellest õppekavast. Ja miks siis õppida jätkusuutlik ettevõtlust ringmajandust? Et paljud võivad seda küsida, et miks seda eriala siis vaja on, miks selline eriala on loodud. Ja väga lihtsalt öeldes sellepärast, et maailma vajab inimesi, kes oskavad ettevõtlust teha targemalt. Mitte nii, et me võtame loodusest ressurssi, toodame midagi, kasutame seda natuke aega ja viskame ära. Vaid nii, et me oskame juba alguses mõelda, kuidas luua tooteid, teenuseid, ärimudeleid, mis kestavad kauem, raiskavad vähem ja loovad rohkem väärtust. Ja sellel õppekaval te õpitegi looma ärimudeleid, mis hoiavad väärtust ringluses, aitavad lahendada päris keskkonnaühiskonna probleeme. Te õpite mõtlema nii, et kasum, inimesed ja keskkond ei oleks omavahel vaenlased, vaid töötaksid koos. Üks näide näiteks kujutage ette rõivabrändi, mis ei teeni raha ainult uute riiete müügist, vaid pakub ka parandusteenust, rendimudelit või kasutatud toodete tagasiostu. Või kujutage ette elektroonikafirmat, kes disainib telefoni nii, et seal oleks võimalik ka akut vahetada osi, neid parandada. Ehk siis need ei ole lihtsalt ilusad ideed, vaid need on reaalsed ärivõimalused. Ehk siis ettevõtted peavad üha enam mõtlema sellele, et kuidas vähendada neid jäätmeid, et neid ei tekiks liiga palju, et ressursid on tegelikult kallid, kliendid ka ise ootavad vastutusringi lahendusi. Ja seetõttu ongi just nende inimeste ülesanne, kes siia erialal tulevad õppima, et nad õpivad siis nägema nendes probleemides neid võimalusi. Et kuidas me näiteks sellest jäätmest saame sisendi, kuidas me saame kasutatud tootest uue teenuse. Ehk siis sul tekib oskus tõlkida need head ideed mõjuks, numbriteks või konkreetseteks tegevusplaanideks. Ehk ta siis annab sellise väga laia ja tulevikku suunatud vaate. Ja
ma olen siis varasemalt rääkinud noortega, siis mitte kõik ei ole kuulnud, et mis asi see ringmajandus on. Ja võib-olla kõige parem ongi seda seletada sellise kahe mudeli kaudu. Ehk siis selline praegune majandusmudel on siis toiminud lineaarse mudelina väga paljuski. Mida see tähendab? Lineaarne on selline siirregioon, ehk see loogika on see, et me võtame kuskilt loodusressursi, me töötleme seda, teeme sellest toote, siis see läheb meil tarbimisse, me ostame, kasutame selle ära ja siis viskame selle ära. Mida ringmajandus kontseptsioon endast kujutab? See ringmajandus proovib selle siirregioone muuta ringiks. Ehk see, mida see tähendab? See tähendab seda, et juba toote või teenuse loomisel mõeldakse sellele, et kuidas disainida see toode targalt, nii et ta tekitaks vähem jäätmeid, et seda toodet oleks hiljem võimalik kasutada, et see oleks kasutuses kauem, seda oleks võimalik jagada, laenata, hoida, või seda oleks näiteks võimalik uuendada või taaskasutada. Ja kuidas teda pärast lõpuks materjalina uuesti kasutusse võtta. Ehk siis see ringmajandus ei võrdu ainult ümbertöötlemisega, vaid seal on tegelikult väga palju erinevaid kontseptsioone, strateegiaid, mis siis mingil hetkel me pööramegi erinevateks ärimudeliteks. Ehk ta siis algab palju varem juba disainist, ärimudelist ja mõtteviisist. Ja selline põhiküsimus on ikkagi see, et kuidas teha nii, et neid jäätmeid tekiks juba algusest peale vähem. Samuti selle teema juures olete võib-olla sageli kuulnud ka sellist lühendit nagu ESG. Teisisõnagi siis see tuleb ingliskeelsest sõnadest environmental, social ja governance. Ja eesti keeles environmental ehk E tähendab siis mõju loodusele, sinna alla käivad nii energia, materjalid, jäätmed, heitmed. S tähendab mõju, me räägime siis mõjust inimestele, kus me räägime töötingimustest, ohutusest, võrdsusest, kogukonnast. Ja governance tähendab siis seda, kuidas ettevõtet juhitakse. Kas seda juhitakse läbipaistvalt, vastutustundlikult, kas paigas on reeglid, kas tuginetakse siis aususel. Ehk see ringmajandus ja jätkusuutlikkus on selles mõttes nagu väga hästi omavahel seoses, et ringmajandus siis küsib, et kuidas süsteemi targemaks muuta, siis jätkusuutlikkus ehk see ESG küsib sinna juurde, et kas see lahendus on hea loodusele, inimestele ja juhtimisele. Ehk see ongi see koht, kus siis see tulevikuspetsialist peab olema korraga nii analüütiline kui kriitiline. Ehk ei tohi uskuda mingeid loosungeid, vaid sa pead oskama küsida, et kus on andmed, kus on mõju, kus on tegelik muutus. Et see teebki selle eriala põnevaks, et sa ei õpi lihtsalt rohelist mõtlemist, vaid sa õpid, et kuidas otsuseid põhjendada, kuidas seda mõju hinnata, kuidas teha ettevõtlust vastutustundlikult. Järgmise slaidi peal te näetegi, et mis õppeainet siis sellel erialal õppida on võimalik. Ja võib-olla see 4 suurt suunda, millest me siis räägime nende õppeainete puhul, ongi ettevõtlus, ringmajandus, sest need mõjumõõtmised, innovatsioon. Ehk siis on selline plokk õppeained, kus te saate juba kohe õppe esimesel, teisel aastal, te saate sellised ettevõtluse ja majanduse alused, ehk te õpite aru saama, kuidas majandus toimib, kuidas ettevõtted väärtust loovad, kuidas turud töötavad ja kuidas üldse ärilised otsused sünnivad. Ja seejärel siis juba teisel, kolmandal kursusel tuleb siis sinna juurde ka see jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse dimensioon ehk vaade, kus te siis saate juba detailsemalt siis näha seda ringmajanduse poolt, et kuidas, mis asi see ringmajandus on, kuidas üldse hinnata toodete, teenuste olelusringe, kuidas disainida tooteid nii, et need oleks ringmajanduslikult, kuidas seda tootmist siis juhtida, millised on üldised arengutendid ja kuidas pärast siis neid ressursse, mis ettevõtetes tootmistes tekivad, neid siis väärindada, millised on erinevad võimalused.
Ja loomulikult te saate siin ka väga tugevad sellised kriitilise mõtlemise ja analüüsi oskused, et on siis siin andmete analüüsi, on siin digioskuste õppeained, mis on juba selline elementaarne tänapäeval ja lisaks siis ka sellise arusaamise ka ettevalmistuse nagu rohetehnoloogiaga töötamiseks. Ehk siis on nii säästliku materjalitehnoloogia, roheliste energiatehnoloogiate alused, ehk siis juba teadmised ka sellest, et kuidas siis need tehnoloogiad toimivad, kuna ka ringmajanduse puhul ja kestlikkusele ülemineku puhul, ettevõtete puhul väga suuresti see tegelikult baseerub ka sellel, et kas meil on tehnoloogiad, mis meil võimaldavad seda tootmist ringseks muuta, et siis tegelikult tuleb alustada ka nende tehnoloogiate arendamisest, mis nagu võimaldavad meil seda ringlussüsteemi üldse luua. Ehk siis teisisõnu, te ei õpi ainult sellest rääkima, te õpite ka analüüsima, kavandama ja rakendama kõiki neid. Ja loomulikult siis on meil ka see õppekava üles ehitatud siis sellised hästi praktilised, me oleme lähtunud siin tööandjate vajadustest, meil on palju siin probleemprojektõpet, on tööpraktika ja see lõpeb siis lõpueksamiga ka, mitte siis lõputööga. Ja lisaks on siis ka valikainete plokk, et igal aastal on võimalik ise siis teha vastavalt enda huvidele siis valida siis ka aineid lisaks, et kuhu suunas te ise ennast tahaksite arendada. Üks oluline küsimus, mida siis ka alati küsitakse, on see, et mis ikka tekib, et kellele see eriala siis sobib. Ja siin on meil siis ka selle õppekava kodulehel toodud välja selline nimekiri küsimustest, mida te võite endalt küsida. Et võib-olla saada paremini aru, et kas see on päris see, mida ma tahan õppima tulla või mis mulle sobiks. Ja ma ütleks, et see eriala sobib inimestele, kellel on korraga nii uudishimu kui vastutustunne. Ja kui sa tunned, et maailmas on palju probleeme, aga sa ei taha ainult pealt vaadata, vaid tahad õppida, kuidas neid päriselt lahendada, siis see eriala võib olla väga hea valik sulle. Et mõtle, vaata neid küsimusi. TalTechil on siis kodulehel olemas ka erialatest, et saate ka selle läbi teha, et seal on erinevaid küsimusi, mis aitavad teil samuti siis nagu leida ja jõuda selgusele, et millised erialad teile võiksid nagu sobida, et võite ka selle läbi teha, kui olete veel segaduses ja ei tea, kuhu suunas oma karjääriga minna. Samuti, mida tihti küsitakse, on see, et kes siis minust saab pärast lõpetamist. Ja selle eriala puhul on see karjäärivalik ja karjäärivõimalused väga mitmekesised. Et lõpetajad võivad töötada nii tootmisettevõtetes, teenindusettevõtetes, avalikus sektoris, kohalikes omavalitsustes, arendusorganisatsioonides, vabaühendustes või võid sa hakata ise ettevõtjaks. Et neid võimalusi on selles mõttes palju, kuna igal pool vajatakse siis selliste teadmistega inimesi. Ja siin on siis ka mõned näited, et eriti just suuremates ettevõtetes, nii tootmis- kui ka teenindusettevõtetes on olemas kestlikkuse spetsialistid tänapäeval, projektijuhid. Sa võid saada ringmajanduse projektijuhist kuskil tootmisettevõttes, olla kuskil avaliku sektori organisatsioonis roheinnovatsiooni koordinaator, tootejuht, konsultant, ettevõtja, et selles mõttes, et need teed on nii-öelda valla. Et need praktilised oskused, mis sa sellel erialal saad, kus sa oled siis valmis neid muutusi ellu viima, on vajalikud siis igal pool. Nii, siis natuke ka sellest, et kus toimub siis õppetöö, tegemist on siis muidu TalTechi majandusteaduskonna õppekavaga, aga õppetöö toimub siis Virumaa kolledžis, mis asub siis Kohtla-Järvel. Ja
see õppekava, siis see õppetöö toimub just sellest piirkonnast, kui ta Ida-Virumaa on just see piirkond, kuhu siis ka on Euroopa Liit ja Eesti riik suunanud väga palju siis rahastust just selleks, et seal arendada see siis ringmajanduse keskuseks. Ja seetõttu on ka see õppekava nagu kõige parem ka nendel tudengitel, kes seal õpivad, õppida just selles keskkonnas, kus sul neid võimalusi, seda kõike, mida sa teoorias õpid, praktiseerida. Ehk meil on siis väga tihe koostöö ka seal ettevõtetega, kohalike ettevõtetega, aga loomulikult me käime ka mujal Eestis, ka vaatame, kuidas siis teised ettevõtted sellist kestlikkust oma organisatsiooni strateegiatesse on sidunud ja sellega siis toimetavad. Et näiteks just käisime siin alles eelmine nädal tudengitega Orklas, mis on siin Harjumaal Kalevi kommivabrikus, kus kohtusime nende kestlikkuse projektijuhiga, kes siis rääkis, kuidas Orkla, kuidas Kalevi kommivabrik töötab siis ja on neid põhimõtted enda tootmisse rakendanud ja lähme näiteks see nädal Swedbanki, kõik suuremad Eesti pangad, Eestis tegutsevad pangad, nendes on ka olemas jätkusuutlikkuse osakonnad ja inimesed, kes siis väga aktiivselt selle valdkonnaga tegelevad. Ehk siis see on siis see kus siis õpe toimub Virumaal kolledžis ja kolledži kõrval on siis olemas ka kohe seal lähedal 5 minuti kaugusel või isegi vähem üliõpilase elamu, kus siis kindlasti need, kes mujalt kaugemalt tulevad, neil on siis võimalik seal elada, et siiamaani on tudengid väga rahul sellega olnud, samamoodi seal samas tegutseb ka tudengiklubi kolledži kõrval, on väga aktiivne üliõpilase esindus, tehakse ühiseid üritusi, käiakse ringi, reisitakse, tehakse ekskursioone. Et kindlasti sobib just see, et kuna tegemist on ka väiksema kohaga, siis iga tudeng saab, võin kinnitada sellise individuaalse lähenemise, et kindlasti neile, kes võib-olla sellises suures ülikoolis sa oled lihtsalt üks paljudest, et seal sa kindlasti saad sellise palju isiklikuma ja individuaalsema kokkupuute. Ja sinna all paremal nurgas siis on näha ka kus me käisime Auvere elektrijaamas Eesti Energia õppekäigul. Ja on ka erinevad stipendiumi võimalused, mida saab siis kuni 2500 eurot aastas, nii et erinevad võimalusi ja tudengielu on samuti väga aktiivne. Nüüd, kuidas siis kandideerida, et vastuvõtt siis kestab kuni 6. juulini kell 12, avaldusi saab esitada läbi SAIS-i. Ja selle eriala puhul on siis kandideerimisnõueteks riigieksamid, laia matemaatika riigieksam ja eesti keele riigieksam. Ja tingimused on siis, et õppekoha siis tagab tulemus, kui laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 50 punkti ja eesti keel samuti vähemalt 50 punkti. Kuid kandideerida saab ikkagi ka siis, kui see on jäänud seal 50 punkti vahele, et tasub ikka esitada avaldus, et kui siis ei tule nimekiri täis ja tekib vabu kohti, siis ka need, kelle laia matemaatika tulemus on 30 punkti, saavad siis nimekirja ja samuti kui eesti keel riigieksami tulemus on siis vähemalt 40 punkti ja eesti keele teise keelena sooritajatel siis vähemalt 50 punkti. Nii et igal juhul rõhutan siin 2 asja, et esiteks ärge jätke kandideerimist viimasele hetkele. Kui te eriala pakub huvi, siis uurige neid tingimusi rahulikult, vaadake oma tulemused läbi, esitage avaldus õigel ajal ja teiseks, kui teil tekib küsimusi, siis küsige. See sisseastumine ei pea olema üksinda pusimine. Et küsimused on täiesti normaalsed, eriti siis, kui te teete sellise suure otsuse. Et igal juhul innustan teid vaatama rahulikult
Et seda eriala valides te ei vali ainult õppeainet, te tegelikult valite ka mõtteviisi, keskkonna ja suuna, kuhu te soovite areneda. Ja see eriala on inimesele, kes tahab küsida, kas saab targemalt, õiglasemalt, ressursisäästlikumalt ja samal ajal majanduslikult mõistlikult. Ehk kui sa nagu tunned, et sind huvitab ettevõtlus, kui sind huvitab keskkond, kui sind huvitab tehnoloogia, innovatsioon, juhtimine või uute lahenduste loomine, siis see õppekava on kindlasti väärt kaalumist. Siinsamas te näete siis ka seda QR-koodi, et see on siis ka koduleheküljele viib teid otse, kus te siis saate juba veel täpsemalt, seal on ka videod, mida vaadata. Nii et tutvuge, mõelge ja loodan teid kõiki peagi näha. Et aitäh kuulamast ja kui teil on küsimusi, siis siin on email, kirjutage ja ootan teie küsimusi. Ja kohtumiseni!